Nii. Tere siis taas üle pika aja, aga ma ei teagi, eriti jutuvõisu ei olegi. Kui niimoodi latti kolistada, siis hakkad mõtlema vahepeal, et peaks mingi teise spordiala valima, aga no mis sa ära teed? Selline see petank on. Ja sorry ühesõnaga minu poolt. Aga mõtleme positiivselt. Meile ju meeldib ilgelt seal kuradi trammi all olla ja eelpool mainitud. Meile nagu ilgelt meeldib. Et no nüüd on täpselt sama seis nagu Soti mängus. Sotis saime ka ainult ühe singli kätte ja tulime ilusti trammi alt välja. Miks me nüüd ei võiks? Võiks küll ju. Et nagu why not. Aga no ühesõnaga loodame kõige paremat. Ilma võitluseta ei anna siin midagi ära tead. Et lähme ja teeme. Vaatame kaugele me välja jõuame sellega. Seis on küll selline jah, et mis on, vastastel on 8 punkti. No neil on 2 tuplit vähe. Kõikus kuul. Kuul kõikus, aga vist pigem enam ei läinud. Vist pigem enam ei läinud. Robin ütles, et läks asetama ja hakkas mängima ja siis ütles, et nüüd, kui ta siin seisis just, et automaatselt hakkas nagu kommenteerima mängu. Et see on, kommentaatori töö on selline nakkav, vaata. Aga jah, meil oleks vaja olnud küll siit 2 singlit vähemalt, aga nagu ta ei tulnud, noh. Et loodame, et mängime tuplid ja siis mängime triod ja siis vaatame, kui palju punkte me siis, mitu võitu keegi saab. Aga praegu on okei. Rans pani 2 tükki ilusti punktiks. Robinil on 1 kuul veel käes. See on nagu okei. Ai, see läks pihta. Robin lõi hästi. Harri lõi hästi, aga kuul läks kõrval väljaku peale ja siin on niimoodi, et vastaste kuul on punkt praegu. Et Kaur peab viskama. Kaur peab viskama. Näed, see hele täpp on seal see snadi. Kaur on siin. Ja läheb sinna viskama. That's okei. Oi jumal küll, tead. Ma saan veel täna... Ei, no mis siin ikka? Nutan ennast õhtul magama ja see on jälle uus päev. Nii. Tuli jällegi parem ise. Küll esimene, aga tundub, et meil on vist ainult 1 kuul. Ei, kui Harril on 2 kuuli. Lugege kuule korralikult. Iba läheb seda lööma. Sellepärast, et see esimene, see hele kuul on meie kuul. No nii! Come on!
mina ei tea, kus see poiss ikka nii hästi viskab teeb. Ma arvan, kui ma Eestis olen, ma pean vist DNA testi tegema. Ma juba vahepeal nii kahtlen, et kas ta ikka on mu poeg või? Huumor. Aga anyway. Vahepealseks informatsiooniks vaatajatele, et 4. veerandfinaalis hetkel Hispaania on võitnud 4 singlit ja Belgia on võitnud 1 singli ja viimane singel just hakkas, et ka seal Hispaania on hetkel domineerinud. On. Tõsi, kõndisin ennesse mööda, oli küll niimoodi. No näed, noh. Seda meil on vaja kindlalt teada. Ja, siin on.
Kas nüüd tuli tagasi hääl või? Kas hääl tuli tagasi? No ma ei tea, kus see hääl kadus. Jaa, korras, okei. Siin on akupangaga mingi issue mul, et no näed, me kuulid siin ei tüki nagu seisma jääma õigel ajal. Küll nad nagu otse lähevad, aga Kauri kuul ka läks otse. Ja siis ta läks veel natuke otse ja siis oligi juba pikk ja nüüd jäi väga hea olav. Hääl tuli, teadsin. Ja siin on Läti poisid löövad nii, et paha hakkab. Okei. Ühesõnaga seis on jah niimoodi, et Lätile piisab siit kahe tupli võidust. No lühike. Kauri vise jäi lühikeseks, kätte kinni tundus. Come on. Kauri kuulid võtma ikka. No on pahandus jah, ei saa kuidagi jooksma. Ei saa kuidagi jooksma siin asjad meil. Näed, see on mingi uus täht lätlastel. See muudki lööb ja lööb nagu rauda kogu aeg. Jesus Maria Joosep, no mis siin toimub küll meil, mis meil võistkonnas toimub? Tundub nagu päris hull lagunemine praegu. Ei saa nagu kuidagi hunnikusse. Ei saa fookusesse. Siin ühe kuuliga võeti järjekordselt siin kuulid. No ma ei saa aru, see Harri ja Kauri mäng, see on üldse imelik siin. Vaadake, kuidas need kuulid seal laiad on. Ja praegu lihtsalt ei tule, nagu ei proovid siit poolt, proovid sealt poolt, ei tule. Ja vastane paneb siit poolt ja paneb sealt poolt. Ja tuleb hästi. Väga hästi mängivad. Nii. See on päris hull värk siin ja eest on täitsa tühi nüüd see Kauri lühikeseks jäänud kuuli lükkas ka Harri siit pealt eest ära, et siin on nagu tundub, et nagu väga lihtne asetada sinna sisse, noh täpselt, ja see on ruumi nagu miljon. Kas tuleb jälle video? Ei, nüüd võib 6 ka tulla juba kohe ära juba. Küll aga Kevin ja Maris said punkti juurde, et ei saanud, alles Nadi viskid pikaks halvasti. Okei. Ei saanud jah, 3-4 oli alguses. Et 3-4 on, et see on nagu viisakas seis. See on nagu viisakas seis. Okei.
noh, eksimus tuli sisse siinpool ka. No vahepeal on ja viskata ju omast arust maandumiskõttu nagu okei ja ta nagu ei lähegi enam edasi teeb. Aitäh, Jari. Ei, ma ei tea, kas sa tuli nüüd alles seda mängu vaatama, aga kui sa nüüd oleks natuke varem tulnud seda mängu vaatama, siis sa oleks ju näinud singli mängu lõppu. Vaata. Ja kui sellise pilguga vaadata, siis ma peaks nagu, ma ei tea, siis kuhu väljakule minna. Keda ma siin välja vahetan. Aga ei, huumor. Poisid peavad ise olema tublid. Poisid ja tüdrukud, et mäng lõpp, saab Mait küll jälle see Marise ise ka kinni. Ütleme nii, et see mäng lõpeb ikkagi päeva lõpuks, kui on 13 ja vastastel on 2 tuplit vaja. Et noh, kui ka üks tuppel hakkab käest ära minema, võtame teised kokku ja siis hakkame jälle triosid mängima. Mis siis on? Kuidas või? Okei. Kuule, siin soovitatigi, et tulebki vist minna. Okei. Jah, me püüame võtta kokku, jah. Kuulge, people. Eesti rahvas nõuab, et me hunnikusse võtaks kokku. Et hakkab mängima. Opa. See pikem Läti poiss, see nüüd, minu meelest ma olen ta seal Varjavsil näinud kogu aeg, ta on see, vanast oli see sekretär ja protokolli ja kirjutas neid asju, neid tabeleid minu meelest. Ja nüüd on temast saanud vaata, kus on sirgund. Kaks auku. Opa. Kas nüüd läks katki või? Enne seda pani nagu kulda. Nii. Ei ole hullu midagi. Segapaaris mängus meil juhime veel. No vaatame, kuidas see kuul tuleb. Nüüd on tegelikult 4 auku siin. See on mehe punkt. Võtame koolitagi. Ma lihtsalt ei tahtnud. Sa ütles meile? Võtsime koolitagi.
kuidas minut käib viimane minut? Bravo, Moen. Ja see kestab tunni. Ma tulen minuti pärast, aga see kestab sama kaua kui pesumasinaga viimane minut. Sur les règlements, nous allons débuter donc les rencontres entre la France, Arlande et le Luxembourg. Riganelli, l'équipe d'Est sur réserve qui vient de remporter 2 doublés. La France qui mène donc 12 à 6 et si le Luxembourg est en demi-finale, il faut gagner désormais les 2 équipes. Quarter final before Luxembourg and France. Riganelli, Schwarze, Luxembourg has won 2 doubles and France leads 12-6 before the draw. And we begin also the doubles with Italy and Germany, 26-6. Kus sul on? Juba ikka veel tuplik. Kuule, aga lase õigest kohast käest lahti, praegu on ikka nagu nii võssa. Jah? Ja. Ikka veel ei ole läbi, või? Kas siin... Bien. Oleks neid keegi kuulanud, siis see tõustab.
See on nüüd esimene või? Ah, see vastane on nüüd esimene või? Selle enda vahel. Ja, ma saan aru. Ja, aga nüüd pane lihtsalt sinna. Pigem üks. Hästi. Lõpp võtab kinni aegelt sinna. Ja kui sa maandad siia märja peal, see võtab ka rohkem kinni. Lõpp võtab kinni ka. Et pane julgelt, et natuke riskiga. Väga kõlav ise olemata siit üles tuleb. Pane julgelt. Bravo. Et olgu või mingu esimene välja, et pole mõtet jätta sinna poolteist meetrit lühikeseks, et siis vastased võtavad väikse riski, panevad see lähedale ja siis peab tühjaks ennast. Minu pärast ta ei tegi siukseid. Ta pingutas minu pärast. Jah. Lehe peal näitab 2. A14. Veel kestab. Come on, Robin, üks lukk on hea. Ja. Hästi. Hästi, Robin.
nii valge habe, et ma sain aru, kas teil on habe või ei ole. Tuleb innovatiivsus monitoris praegu päevil pannud. Kas sul on pandud mingi 3 sammu? Ma tein jah. On minu arust 10 pealt Ну, по идее, да, можно поставить его вообще плохо мало. А он идет, и тогда пустые. enne saab mängi pardale. Moens ja Kevin on 5-4 taga. Harri ja Kaur on 4-10 taga ja Robin ja nende seis on vist, paistab, et 7-7.
siit on kindel esimene.
hästi-hästi, Robin.
teise.
Nii, segatupli võit on käes, 13-8. Nüüd teine tavaline tuppel. Palju ebaõnne olnud. Voorust, kus olid punktid põhimõtteliselt olemas juba. Üks võltsnädi liikumine ja vastas oli 3. Et siis siit voorust saime 1 punkti juurde. Oli hetkel 5-11 taga, aga ajamängu ei ole, nii et pusime edasi. Ära karda joon. Ja kuule, Igor. Come on. No nii. Vahevend võiks kohe visanud siis nii. Hakkas juba minema õue. Kohe siis ütled. Hästi nüüd kõik vaatavad, on närv sees. Hetkel seis väga kiita ei ole. Meil on 1 singlivõit, 5 singli kaotust, 1 tuplivõit ja 1 tupli kaotus. Nii et selle tupli võitmine on väga-väga oluline, sest kui me seda ei võida, siis pole isegi vaja hakata triosid mängima, sest on selge, et lätlased on võitnud. Nii et meil on väga-väga vaja siit trammi alt jälle välja tulla.
no seis on taustal teoreetiliselt näha ka, kuigi see kvaliteet võib-olla ei ole kõige parem, aga hetkel oleme taga 5-11. Davai, tuleb nüüd. Jah. Vastastel kõik kuulid maas, meie kuul esimene ja asetusruumi ja asetussuund on vaba, nii et ruumi peaks olema piisavalt. Meil on veel 4 kuuli käes, et siit voorust siis punktid noppida ja edasi panna. Ja Aigari vise oli tegelikult päris hea, kaar oli korralik, aga keeras paremale ära, et ei keeranud ilusti sisse. Come on, Kunn! Come on, Kev! Come on, Kunn! Mitte, et vabanduste taha pugeda, aga eks see turniir oli tegelikult päris pikk olnud ja mänge on päris palju olnud, et natuke annab see ka tunda, aga eks see on kõigil täpselt samasugune, et kõigil on võrdsed võimalused. Bravo! Et eks kõigil ole jalad valusad ja julm väsimus peal, aga tuleb sellest üle olla, et Come on! Bravo! Come on! Kolma peal. Kolmana. Vamos, Kunn. Vamos! Näita, et jaksad tassida. Come on! Bravo! Õige! Õnne. Münt ütles, et Kevin tuleb lõdvalt oma vindiga sisse sealt. On juba mängus 11-9. 1-4 ja võitnud. Ja Meelis, sul oli täiesti õigus. Kevin tuli lõdvalt oma vindiga sisse. Kevin tegi 3 head asetust. Ja seisuks on 9-11. Vahe on 2 punkti. Ja siit on hulga parem juba edasi minna. Vamos! Kiitos nüüd. Kas seda härjaga võite? Miides nüüd teeb? Miks härjaga võite? Pole kord päi. Seda nad harjuvad. See on päris äge.
võitle, Paantsi kuul, võitle! On esimene Kevin või? Meil või? Saada rahvast kaasa saada, vaja. Tähtsega näidata, et ei jõua parem. Proovi mõõda üle. Aega näita mõõtada, üks on vastas. Pildiga värk. Come on, Quinn! Ale, Kajan! Come on! Ale, come on! Come on! 4-3 on jah. Kas sinna oma kuuli poolt mängida ei saa, see eeskuul on ees siin, jah? Ei austi. Üks ütleb. Võib-olla aga kui siin oleks mingid teised poolt, et vaata keerab tema kuuli peal. Nagunii mingil hetkel peate asetama. Aga kas sa ise ei taha Intsuga tulla sealt? Las maailmas peab asetust pigem. Otsest Nadi suunas on keerab vastasule, siis keerab sinna tema kuuli peale. Come on, Aiku! Come on! Oma moes! Võitle kõrva! Jääb tiba lühikeseks. Come on! Oli ta täpselt suu, mida keeldib? Kaks peal või? Mains, julgelt! Mitte ette! Vamos! Ale, Mains, come on! Ikka on 20 peale. Come on, Quinn! Ale, käib, come on! Bravo! Meil 6 peal või? 2 peal või? Nii palju meil kohe vaja. Ei ole, 2 on peal. 2 või? Come on! 6, 2, palju tea palju.
Voici donc le temps de l'équipe française Armand qui s'impose dans cette seconde victoire. Second level between Armand and Gamedi, victory for France 14-5. Et donc, la première activité de site pour les demi-finales de l'Eurocup. Victoire en first 35 for semi-finals tomorrow morning at 8:30. Victory for France, Armand versus Rianelli S sur un jet le. Félicitations pour Armand, s'il vous plaît. Ebareaalne, mida Kevin teeb. Kevin on täielikult pääsnud selle vooru. Kõigepealt mängis 2 peale, nüüd olukord, lõpp oli peal vastel 3 peal, 1 kuul lihtsalt nädis. Ja Kevin täiesti puhtalt lihtsalt asetab sinna sisse. Ebareaalne, mis siin toimub päriselt ka. 10-11 seis. 10-11. Ja õhus on pinget. Õhus on väga palju pinget. Vastased tabasid ühe löögi, siis eksisid ja siis lõid Carro sinnast nadi taha. See oli kusjuures päris valus meile, aga ikkagi Kevin tegi imet ja tõi selle punkti koju. Nii et elame veel. Okei. Suund oli okei. Davai. Ja Aigari esimene asetus läks küll pikaks meetri, aga suund lubab, et natuke pehme viske korral on tulemus selle võrra parem. Õnneks vastane ka siin ei hiilga enda asetuse, et kuul samamoodi natuke alla meetri ees. Aigari suund täiesti vaba, sealt saaks nüüd peale mingi hea kõrval kuuli, kuhu on raske asetada sisse, siis oleks juba väga hästi. Okei, hästi. Ja Aigarilt tegelikult väga okei kuul, et 40-50 senti taga kuul. Vastane, see on hea selline pehme kild, et kui vastane oleks lööma läinud lähemale pandud
korral, siis oleks tõenäoliselt võib-olla tabamise korral ka jäänud sinna, et see on päris okei variant meile praegult. Ja seda enam, et vastane ka nüüd asetusega eksib, et ei ole see lihtne koht. Nüüd muidugi vastane asetus hästi standi kõrvale, aga Kevin on väga hea soos ja tuhk on üleval, nii et tõotab tulla hea löök. Ja. Bueno. Vastaselt väga hea asetus, ei saa pattu salata, tuli ilusti sisse siia, aga krunnivorm on endiselt väga hea, ta on kuum lausa. Ja kahjuks löök oli väga hea iseenesest, aga ei hoidnud suunda, seetõttu siis läks mööda. Nüüd läheme asetama, vastasel on 2 punkti vaja. Mängime kindla peale, saame sinna mõne luku, oleks olukord juba väga hea. Aigar tuleb samasuguse julge asetusega, nagu olid esimesed 2. Äkki liigub snadi, kõike võib juhtuda. Et see lühike asetus Sansu olukorras on jama. Seda me kindlasti teha ei tohiks, aga loodan parimat. Võitle! Ulmeline, paha hakkab seda mängu seda mängu vaadates. Täiesti ulmeline tase. Just siis, kui olukord on kõige kehvem, Aigar paneb sisse, ruumi praktiliselt pole. Aigar ikka paneb sisse ja sunnime vastast taaskord asetama. Vastane ilmselt samamoodi läheb mängima suhteliselt julmalt sinna peale, aga kõike võib juhtuda. Kuul ei pruugi alati suunda hoida. Ja variante on, ütleme nii. Mint vast said nüüd said Aigari loomaga kätte, et tuli ära. Ja Aigar näitab, et tranquilo, rahu. Vastane mängiski niimoodi, nagu ma arvasin, sinna kuuli peale päris julmalt. Mängis kuulid kõik lahti, aga meie kuul on siiski esimene. Nii et olukord on väga hea. Juba paarimees ütles, et jaa, väga hea. Aga siiski ei olnud. Ja ehk see Aigari väljalastud loom nüüd lööb natuke vastast ka rivist välja, et mängib meie kasuks olukord. Tõesti, siin mängus meil on olnud väga palju ebaõnne ja oleks tore, kui see kaalukohas ikkagi meie poole kalduks. Loodame parimat.
vastased natukene endast väljas, et vaidlevad siin, mida teha. Üks tahab ja läheb päris julmalt sinna peale mängima. Ja põhimõtteliselt oligi kükist löök. Enam-vähem tõstis sinna meetrikes, äkki ei olnud isegi meetrikes, nii 60-70 senti ette. Ja lõi meie uudi puhtalt vahelt ära, mis on tegelikult päris ebareaalne, väga ebareaalne. Julgelt! Tõesta julgelt! Jällegi viimane kuul Kevini käes, kus Kevin päästab taas päeva. Vastasel on ikkagi ulmeliselt vedanud, et selline asi nüüd tabas, et vedas, et hoidis suunda, midagi muud ei juhtunud, ebareaalne. Ja Eesti rahvale pingeid natuke õhtusse, laupäeva õhtu, kõigil muidu võib-olla kodus ei ole igav. Ja tegelikult on okei, et ei ole hullu midagi. Nüüd võtsime lihtsalt eksimisruumi ära iseendalt, et ei saa enam eksida. Nüüd peaksime võtma ülejäänud punktid meie ja vastane ei tohi ühtegi punkti enam saada. Ja, et siin juba veerandfinaalides, siis Eurocupi veerandfinaalides on juba mängud lõppenud peaväljakul. Tribüün täiesti tühi. Prantsusmaa tegi seal Luksemburgi asjad selgeks. Neil oli vaja 1 triovõitu. Luksemburgil 2 triovõitu. Peale singleid Prantsusmaa juhtis 12-0. Aga Luksemburg võttis 2 tuplit Prantsusmaa käest ära ja enne triosid oli seis 15-6 ja Prantsusmaa tegigi päris pika puuga seal ühe trio ära, et ei andnud Luksemburgile võimalustki. Aga meie oleme endiselt oma mängu juures, tegeleme omade asjadega, ajame enda rida ja mõõtmise tulemusena selgus, et distants oli piisav. Maa on ligikaudu 10 meetrit, natuke alla selle ilmselt. Siin Janek Angur tervitab. Ja asetus jääb väga lühikeseks. Jääb väga lühikeseks Aigaril. Siit äss peale ja teoorias võiks olukord olla juba päris hea, sest maa on tõesti pikk, pihta saamine on keeruline ja rahu. Mati, sa ei ole siin olnud, sa ei tea. Tõesta hästi, come on. No nii. Aigelt taga asetus. Küll jättis vastasele parandamisruumi, aga jällegi, kui maa on pikk ja vastase vise sellisel kõval pinnasel, et vastane kasutab asetusel väga palju vinti, siis võib ära visata. Loodame, et vastane ei õnnestu. Ja leidis mingi pehmema koha ja sealt pealt viskas ja nii ongi. Tuli esimeseks, aga ruumi ei ja me otsustame asetama minna, mis on ka absoluutselt õige tegu, sest pika maa peal nii täpselt tabamine on keeruline. Aigar sätiks sinna mingid lupud, jääks eeskuul, ükskõik mida, olukord oleks väga okei. Nüüd edab Aigar ja Aigar liigutas snadi vastase kuuli külje alla. Seis on tegelikult täiesti okei. Meie kuul on umbes 30 cm snadist, vastase kuul on snadis. Nüüd Kevin peab sinna tegema ühe võimsa jõudemonstratsiooni, ühe asja sinna pöörlema panema, snadi kõrvale settima. Siis on juba päris hästi.
ja kahjuks lööki lühikeseks. Ja läks esimene kuul, aga parandame. Oi! Come on! Kevin tegi ulmelise soorituse, ebareaalne, mis siin päriselt nagu toimub. Esimese lühikese löögi parandas. Ilus kaarega löök. Ilus kaarega löök otse rauda ja kuul keris ennast snadi ette. Nüüd peame lootma lihtsalt selle peale, et vastane ei õnnestu. Kuna meil on 2 kuuli vastasel 4, siis peame lootma lihtsalt, et vastane praegusel hetkel ei õnnestu. Maa on tõesti pikk. Kevini lõi väga hästi. Vaatame, mida teeb vastane selle peale. Ja vastane lõi mööda. Ja vastane õnneks lõi mööda täpselt paremale poole kuuli kõrval. Täpselt paremale poole. Meil on endiselt 2 peal. Vastasel on 3 kuuli käes. Võib-olla isegi 3. Ei ole kindel. Aga vastasel on 3 käes ja lähevad ikka uuesti lööma. See on julge otsus, sest kui 2 asetusega küll löögil pihta ei saada ja asetustega ei õnnestuta, siis on meil võimalik mäng lõpetada. Ja ei ole ikka, see oli kaugelt üle. See oli kaugelt näha, et läheb üle oma pool meetrit. Harri kommenteerib, et löök läks orbiidile. Ja on meil päris head šansid. Meil on 2 kuuli käes ja 2 kuuli peal. Ning esimest asetada on praktiliselt võimatu, aga seal on ikkagi see 0,01%, mis võimalus on, et vastane asetab esimeseks. Sul on veel või? Ja ei ole ikka, see ei ole ikka ju. Meil on endiselt 2 peal. Mis nagu päriselt on vastasel on jällegi viimane kuul. Kuid teame, et see sama mees, kes eelmine oor keeras meil, see eelmine oor tegi meil olukorra väga hapuks. Temal on täpselt sama viimane kuul jälle käes. Loodame, et seekord ta ei õnnestu. Siis on kõik trumbid juba meie käes. Poti ees. Tagant taskust. Hoia. Marek, me kõik loodame samamoodi, et seal läheb metsa nüüd. Et jäi lühikeseks. Ja asetus jäi lühikeseks. Ja nüüd jäi päriselt asetus lühikeseks. Meil on 2 punkti peal. Laud on kaetud. Mehed hakkame sööma. Palun hakkame sööma. Ja selle kõhutäie pealt loodetavasti läheme triodel edasi. Ja seal tuleb mehe eest väljas olla. Siin natukene nalja, et pingeid maandada. Naerule. Ja loodame nüüd, et Kevin keerab sealt nüüd sisse, sest suund on küll otse kinni, aga sealt kõrvalt natukene nipet mööda ja meil on 3 punkti käes. Nagu Aigerle meeldib öelda, et parem punktid tablool kui vardpalane pihus. On ikka ju? Come on! Läheme triodele edasi ja lähme edasi.
ja käsitlematu, mis siin toimub. Käsitlematu, mis siin toimub. Selle emotsiooni pealt peame nüüd vastase lõplikult pikali lööma. Täiesti lõplikult pikali lööma. Näeme mõne hetke pärast.